Tere! Minu nimi on Egert Killing, olen Filter Eesti müügijuht ning täna koos minuga seda esitlust on tegemas ka mu kolleeg Monika Kollo. Teeme täna esitluse teemal päikesekollektorid ja akumulatsioonisüsteemid kaugküttevõrgus, ehk siis ühesõnaga pealkiri lühidalt kokkuvõetuna räägime täna teile tehnoloogiast, mis paari aasta pärast on Eestis tavapärane nähtus. Teeme seda esitlust koostöös Arkon Sunmargiga. Arkon Sunmargi näol on tegemist siis Taani ettevõttega, kes on antud valdkonna maailma juhtiv tootja ja arendaja. Käin väga kiirelt läbi ettevõttest Filter, osad teist võib-olla teavad, osad mitte, teen hästi lühidalt. Pärast mida Monika räägib päikesekollektoritest ja akumulatsioonisüsteemidest ning hiljem toome ka praktilise näite Läti baasil. Aga Filter. Eesti ettevõte asutatud 1992. aastal Eestis. Tegutseme veel Lätis, Leedus, Valgevenes, Bulgaarias ja Venemaal. Kokku on meil 280 inimest, kellest enamus on insenerid ja kõrgelt haritud spetsialistid ja omame 14 kontorit üle riikide. Meie ärisuunad. Esiteks, esimene ärisuund on toodete müük, näiteks veetöötlusseadmed nii munitsipaalile kui ka energiasektorile kui ka tööstustele. Plug and play soojussõlmede lahendused, mida me oleme teinud peamiselt tööstusklientidele. Tarnime jahutustorne, pumpasi väga erinevatele meediumitega. Lisaks omame väga kõrget know-how'd auru- ja kondensaadisüsteemidest. Osad teist on kindlasti käinud meie Tallinna aurulaboris, mis on Põhjamaades ainulaadne. Müüme analüüsiseadmeid peamiselt veele, nii online kui labori poole peale. Ja kõik meie tooted me oleme võimelised ka automatiseerima. Oma toodete baasil teeme võtmed kätte lahendusi, sealhulgas siis veetöötlusjaamad, aurukatlamajad kui ka veekatlamajad, koostootmisjaamad kus peamiseks kütuseks on gaas ning tänase päeva esitluse üks teema alternatiivenergia ehk siis päikesekollektor lahendused, mille juurde väga ideaalselt sobib veel ka soojus- ja absorptsioonpumbad. Meie teenuste ulatus algab tasuvusuuringutest, teeme projekteerimise, paigaldame, käivitame ning lõpuks pakume kõikides riikides ka 24/7 hooldus. Tänaseks päevaks meil hooldustiim on üleni digitaliseeritud ehk siis paberivaba. Teeme oma enda majas ka seminare, käime ka majast väljas. Lisaks on meil rendikonteinerid aurugeneraatoritega kui ka veetöötluse jaoks. 27 aasta jooksul oleme teinud üle 500 megavatti elektrilist võimsuses koostootmisjaamu, 2500 megavatti katlamaju ning üle 2000 kuupmeetri veetöötluse lahendusi. Aga siinkohal tahan korraks sõna Monikale edasi. Tere ka minu poolt. Mina olen Monika Kollo ja töötan samuti ettevõttes Filter juba 12 aastat. Ma olen ka Estise liige juba üle 10 aasta ja ma õppisin kütet ventilatsiooni ehitusteaduskonnas siinsamas ülikoolis ja kaitsesin doktorikraadi siis inseneriteaduskonnas. Mina räägin teile täna päikesekollektorsüsteemide tehnilise külje pealt ja siis soojuse salvestamisest lühiajaliselt ja pikaajaliselt. See on päikesekollektor, tasapinnaline ehk plaatkollektor ja tema ülesanne on toota kuuma vett. Ma võtsin ühe väikse näite sellest kollektorist ka kaasa, et te näete, et siin küljes ei ole juhtmeid, vaid taga on toru. Ja selle kollektori on 2 peamist eesmärki. Kõigepealt salvestada võimalikult hästi päikeseenergiat ja teiseks võimalikult hästi seda üle anda siis soojakandjale, mis meil põhjamaises kliimas on glükoolvesilahus. Ja see glükoolvesilahus voolab siis sentimeetristes vasktorudes, mida meil on 18 tükki kogu selle suure kollektori peale.
See siin on absorberplaat. Kaugelt võib tunduda kui niisugune lihtne plekitükk, aga tegelikult selle plaadi taga on palju inseneritööd. See on 0,5 millimeetrine alumiiniumplaat, mis on kaetud üliselektiivse tinoks ehk titaanoksiid kattega, milles siis päiksekiirte neelduvus on 95%. Aga lähme efektiivsuse juurde. Efektiivsus sõltub väga suurel määral nii optilistest kadudest kui ka soojuse kadudest ja just selle kollektori maksimaalne efektiivsus on 0,85% ja seda määratakse eksperimentaalselt. See võtab arvesse siis optilised kaod. Niipea, kui meil tekib temperatuuri erinevus soojuskandja ja välisõhu vahel, efektiivsus langeb ja langeb erinevalt vastavalt siis päikese kiirgustele. Pilvise ilmaga langeb kiiremini. Rusikareegel on, et 10 kraadi temperatuuri vahe tõusu tähendab 5% efektiivsuse langust. Et kui me võrdleme suve ja talve, siis efektiivsuse erinevus võib olla ligi 20%. Me ei saa muuta välisõhu temperatuuri ja me ei saa muuta ka päikese kiirgust, aga on üks asi, mida me saame muuta. Me saame tulla soojuskandja temperatuuriga alla ja iga kraad, mis me tuleme alla, annab meile võitu 0,5%. Et projekteerida siis jaama, me teeme energiakalkulatsioone. Me soovime teada, mis on vajalik või siis võimalik päiksekollektorite jaama võimsus, kui suurt maa-ala meil on vaja, et seda parki sinna rajada ja kui suurt mahutit meil on vaja, et seda sooja salvestada. Oletame, et mul on tükk maad ja ma tahan sinna panna päiksekollektorpargi ja mul on naaber Egert, kes on siis soojatootja ja tahab sooja odavamalt müüa. Siis esimeseks sammuks on siis tasuvusarvutus, milleks vajame siis järgmist informatsiooni. Soojusvajadus, kui palju olen valmis mina panustama tema jaama, kui palju ma saan toetada. Ja tavaliselt Põhja-Euroopa päiksekollektorjaamad toetavad 20% ulatuses kaugkütet. Aga see ei ole kivisse raiutud, see on jaamu, mis toetavad isegi 50% ulatuses. Küttegraafikud ja asukoht. Meil on vaja teada, palju olemasolev süsteem sooja tarbib kuude kaupa, mida täpsemalt me teame seda parem, mis on pealevoolu ja tagasivoolu temperatuurid, sest sellest sõltub minu soojakandja temperatuur, mis on seotud siis efektiivsusega ja pargi suurusega. Üldine info olemasoleva energia tootmise ja salvestamise kohta, et põhimõtteskeemid või tehnoloogilised skeemid on tihti kasulikud, sest me näeme, kuhu me saame liituda, millist kütust olemasolev jaam tarbib ja palju selle kütuse eest maksavad. Lisaks ka veel, kunas on planeeritud seisakud, sest võib-olla sellel perioodil saan mina panustada selle sooja tootmisega. Ja olemasolevad mahutid. Nüüd mina omalt poolt pean tagama 2–2,5 korda suurema vaba maa-ala kui kollektorite aktiivne pindala ja oleks hea, kui ma asuksin kaugküttevõrgu lähedal, sest meil oleks võimalikult väikesed soojuskaod. Asukoha andmed annavad meile 2 olulist sisendit. Üks on siis välisõhu temperatuuri muutus selles piirkonnas ja teine päikese kiirgus. Vaba maa-ala andmetest me saame oma kollektorpargi pindala ja ka tema kuju ja paigaldustöödeks on oluline teada ka pinnast ja reljeefi, kas meil on vaja pinnast tasandada või pigem mitte. Kas meil kollektorid varjutavad üksteist ära või varjuta. Ja varjud on üks salakaval teema, sellepärast et aegadel nagu hommik, õhtu ja talvine periood, kus päikesekiirte langemisnurk on väga väike, siis kõrval olevad hooned ja majad võivad põhjustada varje, mida me tegelikult ei taha. Need on tulemused. Ma pean paigaldama 930 kollektorit maa-alale 2,8 hektarit.
ja no, mul on 62 rida, kus siis ühes reas on 15 paneeli ja need read on siis 5-meetrise vahega. See on mu paigaldusnurk, see on 25 kraadi, aga see ei ole Eesti kohta. Eesti kliimas oleks see ligi 38 kuni 40 kraadi seal vahemikus. See on selline nurk, mille jooksul siis, ütleme, et ühe perioodi jooksul, nagu näiteks terve aasta, meie toodetav soojusenergia on kõige suurem. Lähme järgmise suure teema juurde, milleks on soojuse salvestamine. Me salvestame sooja lühiajaliselt akumulatsioonimahutitesse ja pikaajaliselt siis bit storage süsteemidesse. Ja bit tähendab inglise keeles siis auku või süvendit. Me filtris armastame selle kohta öelda maa-alune soojussalvesti. Mille poolest nad erinevad ongi peamiselt maht ja see salvestusperiood. Akumulatsioonimahutis salvestatakse alates 1 päevast kuni nädalani ja edasi siis kasutatakse bit storage süsteemi. See on nüüd üks võimalik päiksekollektorite süsteemi, soojatootja ja kaugküttesüsteemi integreerimise skeem, kus me kasutame lühiajalist soojuse salvestamist akumulatsioonimahutiga ja pikaajaliselt siis bit storage süsteemiga, mis rajatakse siis maa sisse. Selle akumulatsioonimahuti peamiseks ülesandeks on siis tasakaalustada ühelt poolt siis tootmist, mis ei ole just väga regulaarne, ja teiselt poolt siis tarbimist. Ja kaugküttevõrku saab veel paindlikumaks muuta sellega, et kasutada ära ka jääksooja tööstustest, mida saab lisada siia salvestistesse. Ja piirkondades, kus on ka elektrienergia ülejääki, näiteks suured tuulepargid, soojuspumbaga saab soojuskandja temperatuuri tõsta ja seda salvestada kas siis lühiajaliselt kohe tarbimiseks või pikaajaliselt bit storage süsteemi. Millist mahutit valida? Mahuti valikul meil on väga palju võimalusi, kui suurt mahtu me salvestame, kuidas me teeme ühendused, torustik, mis on kõrguse ja diameetri suhe, mis kujuga me teeme, mis materjalist me teeme, milline on salvestusperiood. Ehk see on omaette selline optimeerimisülesanne, kus siis need mahutiparameetritest sõltub meie süsteemi töö, salvestuse efektiivsus ja kindlasti ka maksumus. Et siin näete, ühel pool on meil selle mahuti täitmine soojaga ja see käib päikseküttesüsteemiga, mis sõltub ilmast, kas meil on päev või öö, milline aastaaeg on. Paralleelselt teisel pool on meil sellest soojusest tühjaks pumpamine, seda teeb kaugküttesüsteem, mis vastavalt tarbimiskõverale, mis samamoodi muutub päeviti, nädalapäeviti, aastaeti. Üks hea näide siis tasakaalustamise kohta on see, et me kõik armastame käia hommikuti duši all, aga öösel päikest ei paista. Nii et selle optimeerimisülesande eesmärk on antud tarbimist ja tootmist arvestades ja ka parameetreid tagada minimaalne soojusenergia kadu. See on difuusor, üleval pildi peal näete. See on selline seade või siis ka toru osa, mida me kasutame, et mahutit täita ja tühjendada veest ja soojast. See koosneb peamiselt 2 suurest sellisest kettast. Meie projektis oli läbimõõduga 4,5 meetrit. Nad asetsevad väga lähestikku. Meil oli 7 sentimeetrit. Ja nad võimaldavad vett juhtida väga rahulikult nendesse veekihtidesse. Nii et see voolamine oleks laminaarne, et meil ei oleks segunemist. Me tahame hoida seda kuuma kihti ja külma kihti võimalikult eraldi, ehk see termokliin oleks võimalikult väike, sest segunemine tähendab energiakadu. Viimane teema on pikaajaline soojuse salvestamine. See tähendab seda, et me salvestame sooja perioodil, kui meil on seda hästi palju ja me tarbime seda siis, kui meil seda kõige rohkem vaja või energia hind on kallis. Siin punase joonega näete
kaugkütte soojusvajadust ja rohelise joonega siis päiksekollektorjaama tootlikkust. Suvisel perioodil me näeme, et me saame kogu vajaduse katta päiksekollektorjaama toodanguga. Pluss meil jääb veel ka üle ja see osa, mis meil jääb üle, selle me salvestame pit storage süsteemi ja tarbime näiteks perioodil, kui päikest on vähem, aga algab kütteperiood. Ehk siis september, oktoober, november, nii palju, kui meil seda veemahtu on. See on üks näide Taanist, Marstali linnast, kus on 2600 elanikku. See on umbes nagu Eestis väikene Loksa. Ja nende kaugkütet toetab siis selline pit storage, mille maht on 75 000 kuupi. See on ligi 10 korda suurem kui akumulatsioonimahutid. Ja nagu sõna pit storage ütleb, meil on vaja selleks auku. Ehk see on pilt, kuidas nad rajavad see auku, kuigi on olemas lahendusi, mis juba kasutavad näiteks vanu liivakarjääre. Keskele samamoodi paigaldatakse difuusorite süsteem, et hoida seda stratifikatsiooni. Ja põhi täidetakse sükse viltkattega, kuhu peale läheb polümeerkate, mis siis tagab selle süsteemi veekindluse ja hoiab seda vett puhtana. See täidetakse töödeldud veega, antud juhul täideti pehmendatud veega, aga soovitav on täita pöördusmoosi veega. Seda täitmist on võimalik teha nii suvel kui talvel, siin on näha, et on tekkinud jääd ja kaetakse pealt ujuva kattega, mida pannakse peale siis väga-väga aeglaselt, ei tekiks laineid, et vesi ei tuleks siia peale. See on uus tehnoloogia, kuidas seda pit storage'it katta. Seda töötati välja 3 aastat ja see koosneb 30x30 moodulitest, mille keskel on siis õhueralduse süsteem ja äärtest niiskuse ja vihmavee ärajuhtimise süsteem, kus on ka pumpla. Siin näete, kuidas siis seda paigaldati ja kuidas inimesed seal peal kõnnivad. Nüüd ma annan järje tagasi Egertile, aitäh! Aitäh! Teile võib tunduda, et kogu see eelnev jutt, et me oleme natukene hulluks läinud, et kuidas on võimalik meiesuguses kaamoses päikeseenergiat kaugküttega siduda. Et ei arvaks, et me hulluks oleme läinud, siis me räägime näitest Lätis Salaspils Siltums, ehk siis Salaspilsi küte, kes tegid seda eelmine aasta ning võin kinnitada, et tegemist on täiesti tervelt mõtlevate inimestega. Salaspils kui selline on Riia äärelinn 20 kilomeetri kaugusel. Elab seal umbes 18 000 inimest, ehk siis võime võrrelda enam-vähem Viljandiga. Ning nende aastane energiatarve on 60 000 megavatt-tundi. Ning nende kaugküttevõrguga on liitunud tänaseks 85% majapidamistest. Aga esiteks, kust tuli see idee, et hakata meie piirkonnas päikesekollektor lahendusi tegema? Idee tuli peamiselt Taanist, kus on Taani kui eesrindlik taastuvenergeetika maa. Tänaseks päevaks seal on sisuliselt kõik kaugküttevõrgud seotud omadega, on seotud päikesekollektoritega. Ning Taani kollektorite kogupindala on 1,3 miljonit ruutmeetrit ja installeeritud koguvõimsus üle 900 megavatti. Aga kui me vaatame kaardi pealt, kus asub Taani ja kus on Baltikum, siis meie päikesekiirgus on enam-vähem samas astmes. Ehk siis eriti veel Eestis rannikualadel, kus seda võib lugeda isegi võrdseks. Ehk siis tundub ainult loogiline ja mõistlik idee võtta kasutusele tehnoloogia, mis on juba aastakümneid ennast tõestanud mujal. Kuidas nägi välja Salaspilsi projekt? Projekt nägi välja iseenesest selliselt, et 2018. aasta veebruaris otsustas klient, et ta soovib endale kasutusele võtta päikesekollektorid koos akumulatsioonimahutiga. Pärast mida aprillikuuses korraldati hange ning juba tolle aasta juunikuuses sõlmiti leping Filtriga, kes siis oli hanke võitnud. Tehniline projekt valmis järgmise aasta
veebruariks ning pärast mida algas ehitustööd. Ja sisuliselt poole aastaga oli jaam valmis ehitatud ning augustis toimus käivitamine, testimine ning 12. septembril toimus pidulik avamine, kus oli kohal ka siis Läti peaminister. Salaspilsi pandi kokku 1720 päikesekollektorit, kogupindalaga 21 672 ruutmeetrit ning aastane planeeritav energiatoodang on 12 000 megavatt-tundi, mis on siis arvutatud umbes 20% Salaspilsi kütte aastasest kogu energiavajadusest. Ning tipuvõimsusjaamal on planeeritud 14,5 megavatti. Lisaks selle projektiga, lisaks päikesekollektoritele tarniti veel akumulatsioonimahuti 8000 kuupmeetrise mahuga ning ka 3 megavatine hakkekatlamaja. Milline nägi välja enne Salaspilsi nii-öelda energiabilanss? Et varem oli baaskoormus kaetud gaasimootoriga toodetud koostootmisrežiimist toodetud soojusenergiast, millele appi tulid siis hakkekatlamaja ning tipu võttis gaasikatel. Tänaseks päevaks on olukord muutunud, gaasimootoriga enam koos ei toodeta. Baasi on võtnud enda kanda päike, millele siis tulevad appi vastavalt 3-megane hakkekatel ja 7-megane hakkekatel ning väikseid tippe ainult talvel väga külmadel päevadel jäi võtma gaasikatel. See on ka ideaalne lahendus, kui tahta minna üleni taastuvenergeetikale. See lahendab ära mitu probleemi. Esiteks seda, et päike võtab suvisel ajal enda kanda tervenisti sooja tootmise, mis tähendab seda, et hakkekatel ei pea töötama miinimumrežiimis ning see aeg on vabalt planeeritav hakkekatlamaja hooldustöödeks ning juba ainuüksi hakkekatlamajaga miinimumis töötamine võib tekitada palju probleeme. Tänaseks päevaks siis on üle 90% Salaspilsist taastuva energia peal, ainult 9% tipukatel on jäänud veel maagaasi peale, 20% on päike ning ülejäänud tehakse siis hakkega. Kuna jaam avati alles septembris, siis meil ei ole näidata ette hetkel suvist toodangut, küll aga leidsime ühe päiksepaistelise päeva oktoobrikuusest, kus siis on näha, et kuskil alates kella 11 õhtul, päeval, hommikul, hakkas päikesekollektorjaam tootma nominaalselt 7-8 megavatti sooja ja seda kuskil umbes 2:30 välja ja ning pärast seda hakkas tootmine vaikselt vähenema. Päikesekollektorjaam antud päeval andis välja akumulatsioonimahutisse 95 kraadi sooja ning töötas 52% efektiivsuse juures. Tuletan meelde, et tegemist oli 16. oktoobriga. Soojusenergia hind Salaspilsis on läbi aja pidevalt läbi investeeringute alanenud. Eelnevalt enne päikesekollektorjaama investeeringut oli see 55,24. Nüüd eeldatakse, et see võib kukkuda 8-10%, tõenäoliselt kuhugi 50 euro megavatt-tunni. Milleks seda päikesekollektorjaama endale? Esiteks on tegu siiani veel tasuta energiaga, täiesti emissioonide vaba tootmine ning tänases kompleksses energiasüsteemis suurendab see väga palju süsteemi paindlikkust toota sellega, millega on antud hetkel kõige mõistlikum. Kui kellelgi on maa ja mõelda, mida sellega tegema hakata, siis ma väidan, et kui me tahta energiat toota, siis päikesekollektorjaam on selleks kõige mõistlikum lahendus. Kui me võrdleme päikesekollektorjaama päikeseelektrijaamaga, millest me tihtipeale ainult räägime, siis päikesekollektorjaama tootlikkus kilovatt-tund ruutmeetri kohta aastas on ligi 3 korda suurem, kui on PV-paneeli tootlikkus.
kui me võtame hakkekatlamaja, et kui sa võtad endale metsa, et mida sa kasvatad põletamise eesmärgil, siis selle tootlikkus on siin kuskil väga all. Sama slaid natukene teise tõlgendusega, et siin on meil välja võetud see, et nominaalselt on kindlasti on võimalik 130 kilovatt-tundi ruutmeetri kohta aastas seda toota energiat, aga siin on see hall ala on siis näidatud nii-öelda, et kas oli hea päikeseaasta või oli halb päikeseaasta. Oleme aprillis, mais, olenevalt, kuidas kellelegi sobib, planeerimas väljasõitu Salaspilsi. Kui kellelgi on huvi, registreerige enda huvi filter@filter.ee. Proovime leida kõigile sobiliku aja, et see üheskoos sinna vaatama minna. Salaspilsi kütte on väga soovib näidata ja mida nad on kõike teinud, nad on väga uhked kõik selle üle ning saame näidata, kuidas see päikesekollektorjaam koos akumulatsioonimahutiga seal töötab. Meil oli täna istus publikumis ka Arkon Sunmargi esindaja Leo Holm. Leo, raise your hand. Et Leo on seal, kui pärast keegi siin ei julge küsimusi küsida või ei jää selleks lihtsalt aega, siis koridori peal võite meid kinni püüda ja küsida. Lisaks tahaks ära märkida, et kui siin on tudengeid, kes otsib endale magistritööd või bakalaureuse töö teemat, siis mul täna hommikul hakkasin mõtlema, et see võib olla üks teemade variantidest, kuidas seda päikesekollektorjaama Eestis siis uurida, kuidas see siia sobituks. Ning lisaks kutsun üles, kui te kasutate LinkedIni, vaadake, mida me teeme seal, me oleme väga aktiivsed ja näete, mida ägedat kõike me teeme. Aga täname kuulamast ja küsimusi siis. Jah, suured tänud Tegertile ja Monikale.